Tere! Minu nimi Taavi. Käesolevas videos vaatame, kuidas BIM-Collab Zoom tarkvaras kasutada SmartView funktsiooni ja mida kasulikku me nende SmartView'de või siis tarkade vaadetega ära saame teha. Olgu öeldud, et tegemist on BIM-Collab Zoomi vabavaralise funktsionaalsusega ehk et igaüks sisuliselt saab seda kasutada enda mudelist ülevaate saamiseks ja mudeli valideerimiseks. Sisuliselt on targad vaated mitte midagi muud kui visuaalsed filtrid, millega on võimalik siis elemendi külge kuuluvate atribuutide väärtuste järgi neid elemente siis kas värvida, peita või miks mitte ka nende väärtuste puudumise puhul element näiteks nähtavale tuua. SmartView'sid ehk tarku vaateid on tarkvara installeerimisel siin juba olemas, mõned inglisekeelsed. Minul on siin olemas ka mõned ise tehtud lisaks ja seda sama kasutusfunktsionaalsust näitangi ma BIM põhitõdede SmartView targavaadete kogumiku näitel. See on sisuliselt tõlgitud Hollandi organisatsiooni BIM-Locket poolt loodud reeglitest, aga nad on ka ilusasti meie tingimustes kohaldatavad. Ja esimeseks targaks vaateks saame me grupeerida visuaalselt elemendid objektiklasside järgi ehk et klõpsates siia peale värvuvad sama klassis olevad objektid sama värvi. Ja siia vasakule tekib selline, kuidas seda siis nimetada, värvilegend. Ning siin näeme, et aknad on punakad, klõpsates akende peale tulevad kõik aknad välja. Vaadeldes natukene lähemalt näemegi visuaalselt, et võib-olla need restid ei peaks siin klassis olema. Või kui vaatleme seina, tulevad seinad nähtavale, kui vaatleme uksi, tulevad uksed nähtavale, näeme me siin ka tükiarvu ning võib-olla ka siis katted ehk et põrandakatted ja riplaed ja isolatsioonid. Ehk saab väga kiire ülevaate. Ja kui ma nüüd tahan tagasi minna oma algsesse vaatesse, siis Restore View seda mul võimaldab. Järgmine tark vaade, mida vaatame, on vaade, mis kontrollib IFC name olemasolu. Klõpsates vaatele näeme, et osad elemendid värvusid punaseks, osad on rohelised. Klõpsates punase peale näeme, IFC nimi on puudu ja klõpsates mõnele teisele näeme samat moodi IFC nimi puudu. Klõpsates mõnele suvalisele rohelisele elemendile näeme, et IFC nimi on olemas. Selline kiire visuaalne kontroll. Aga antud objekti puhul tegelikult siin eestikeelses atribuutide kogumis on nimetus olemas ehk et võib-olla me isegi võime nendest punastest elementidest mööda vaadata. Kui nüüd on vastavalt enda projektile soov seda reeglit muuta, siis siin parem klõps, edit ja siia on võimalik lisada igal ühel milliseid iganes reegleid parasjagu antud projektis vaja või soov on. Samatmoodi tüübi järgi valideerimine, kas tüübinimetuselementidel on olemas ning näiteks ka klassifikatsioonisüsteem. Antud juhul läksid kõik elemendid punaseks, aga antud projektis polnud ka klassifikatsioonisüsteemi nõutud. Neid reegleid, nagu ma mainisin, saab igaüks ise teha juurde nii palju, kui tal tarvis on ja nii palju, kui tal fantaasiat on. Sisuliselt saab väga erinevaid asju kontrollida. Võib-olla siit veel mõni huvitavam, mida võiksime vaadelda, on polügoonide arvu järgi sorteerimine. Ehk punaseks lähevad need elemendid, milles on
palju polügoone, mis on digitaalselt rasked ja mis muudavad mudeli keeruliselt käsitletavaks ning lihtsama geomeetriga elemendid muutuvad roheliseks. Ehk kui me viskaksime siit mudelist praegu välja autod, puud ja võib-olla ka jalgrattad, siis saaksime me selle mudeli oluliselt kergemaks ja oluliselt lihtsamalt käsitletavaks. Ning üks funktsioon, mis tarkade vaadetega BIM-Collab Zoom Pro ehk tasulise versiooni puhul kaasa tuleb, on see, et näiteks tahan ma kokku arvutada ventilatsioonitoru pikkused, siis tekib mulle siis ilus värviline pilt. Vastavalt värvile näen ma siin erineva läbimõõduga torusid. Võtame näiteks siin 200 toru, on päris palju, või siis 125 toru ning näen palju teda siis vastavalt pikkuse järgi kokku on. See on niisugune võib-olla mitte eelarvestamise tööriist, vaid pigem kiiruga mudelist ülevaate saamiseks kasulik tööriist. Ja sellega tarkadest vaadetest praegu kõik. Kui midagi tundus teie jaoks kasulikku, huvitavat, siis võite minuga kontakteeruda taavi.liiv@tulitech.com ning näidatud tarku vaateid või tarkade vaadete kogumeid saan ma teiega jagada selliselt, et ekspordin nad siit, saadan emailiga ning teil on teistpidi võimalik nad endale tarkvarasse sisse importida. Loodan, et oli kasulik video. Meeldivate taaskohtumisteni!